Internetil ei ole piire. Siin võid sa teha ükskõik mida. Näiteks räppariks hakata. Kanepimehe ma kirjutasin otsast lõpuni vetsus istumas. Arvutimänge mängides raha teenida. Mööda maailma tasuta ringi reisida ja selle kõigega kuulsaks saada. Filmides ise ennast saabki. Need on interneti superstaarid. Mina olen Reigo ja ma sain 2 päevaga TikTokis kuulsaks. TikTok on koht, kus sa saad ennast väljendada nagu täiesti hullu panna. TikTok on mobiilirakendus, kus saab telefoniga salvestada lühikesi kuni minuti pikkuseid videosid ja oma loomingulisust teistega jagada. Üldjuhul peab see olema väga selline veider, cringe video. Või siis väga mingi uhke selline, mingi vend teeb saltot kuskil mingi elevandi peal ja mingi mida iganes. Reigo teekond kuulsuseni sai alguse paar aastat tagasi. Kui ta hakkas tegema humoorikaid videoid YouTube'i. Paljud inimesed mõtlevad, et see vend sai nii lihtsalt kuulsaks. It's time to get loose in your body. Hati. Ei saanud 3 aastat ennem tegin tööd selle nimel, et ma 3 aastat tegin YouTube'i videosid tühja. A fox in the ground and a brimming in the sound. Ma tegin neid Instagrami storysid, tegin naljakad nägusid ja asju selle. Ja siis nagu vaatasin, inimestel nagu meeldis, aga mingi 100 inimest vaatas mind. Ja siis unistasin sükses kohast, et kus ma saaks mingi paar sekundit mingi lollaka näo teha või mingi häälitsuse. Vennatütar Elisabeth ütles mulle, et näe vaata Reigo TikTok, see oli näge asi sükke. Teed siin sükseid videosid ja siis kõik vaatavad sind ja on tore. Tõmbasin äppi, tegin 2 videot. Ja need said kohe vist mingisugune 3000 vaatamist. Ja siis ma olin nagu, what? Kus ma olen olnud nagu? Samal päeval tegi ta veel mitu videot. Kõik said paar tuhat vaatamist. Kuni ühtäkki, vaevu 24 tundi hiljem, toimus täielik läbimurre. Ma olin väljas ja ma hakkasin tuppa minema just. Võtsin lihtsalt, mõtlesin, teen mingi video veel. Võtsin telefoni kätte ja ütlesin lihtsalt, vaata, mis ma ütlesin? I love you. Ja siis see video sai 1 päevaga 1 000 vaatamist. Ma helistasin oma vennale kohe, ma rääkisin, mõtlesin, et oh my god, ma sain 1 000 vaatamist. 1 000 inimest lihtsalt nagu vaatasid ja mingi tuhandeid kommentaare, like, et nagu see on nagu teeks mingit traagina. Mõtlesin, oh my god, nüüd ma saan maailma kuulsaks, mul on 100 000 vaatamist tuleb päevas niimoodi, et nagu 100 000, et nagu ja natuke olin nagu veits pettunud ka, et miks nii lihtne video saa nii palju vaatamisi. Et miks ma enne nii palju vaeva olin näinud. Nii saigi Reigo pärast aastate pikkus sotsiaalmeediaga katsetamist sõna otseses mõttes üleöö kuulsaks. 2. päeva siis hommik ma tegin selle kõige populaarsem video. Ehk siis 1 päev läks aega. I love you. Kõik minu TikToki videod põhinevad ka sellel videol tegelikult. Et ma nägin ära, mis minus nagu müüb nii-öelda, läheb peale. Et selline lapselikkus ja natukene veider ka, et see Reigo omapärane lähenemine kogus tuhandeid vaatajaid. Aga mitte kõik neist ei saanud tema stiilist aru. Enamus kommentaari, kui sa vaatad, mul on heit kommentaarid. Nooremad panevad, sest nad ei saa aru. Ma olen nii teistsugune enda jaoks. Et ma olen nagu täiskasvanud inimene, aga mängin nagu last. Eestlased on imelised. Eestlased on imelised. Mul on 100 kommentaare päevas TikTokis, halbu kommentaare. Nii et alguses ma lugesin neid ja siis muutud immuunseks. Ta kasutab halbu kommentaare kurvastamise asemel hoopis uute hitvideote tegemiseks. Just nii sündis tema kõige populaarsem eestikeelne video. Tere sõbrad ja tere fännid, et paljud ütlevad, et kas sa oled puudega. Ma kommentaare loen, et kas sa oled puudega. Jaa.
või sulle ka anda, kui sa tahad. See ongi niimoodi, et need on nii absurdsed videod, et nagu nii obvious videod, et nagu sellised vanad naljad ja noh, et kas sa nagu grinsid või sa nagu sa mitte midagi aru või sa naerad nagu täiega. Kui enamik meist proovib end internetis kõige ideaalsemast küljest näidata, siis Reigo vastupidi toob kaamera ees välja just kõik enda eripärad. Kõik sellised asjad, mida ma kunagi kartsin võib-olla jagada või näiteks mul on väga peenikene, mul on pikk ja peenikene ja ma TikTokis kohe hea meelega jagan seda kõigile. Võib-olla kõrvad on teistmoodi, mu nägu, võib-olla hambud on natuke siuksed imelikud ja võib-olla vahest mulle mu hääl ei meeldi või mida iganes. Ja ma näitan seda kõike. Inimesed tahavad näha päris sind. Llama in my living room, a llama in my living room, a llama in my, llama in my. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't wanna clean my room today. What you doing with that? Mingi aeg ma nagu sain aru, et nagu see nagu esialgne vaimustus läheb üle ja siis hakkad tegema videosid ainult selle pärast, et saada kuulsaks, et saada nagu vaatamisi. Hakkad nagu teiste jaoks mingeid asju tegema, mida sa võib-olla ei tahaks teha lihtsalt. Et hakkad mingid hullud videosid asju paika settima, samale mõtled, kurat, ma ei viitsi teha seda, ma saan palju laike ja ma saan palju vaatamisi. Sa unustad ära, miks sa hakkasid tegema seda, sa hakkasid sellepärast tegema, et sulle meeldis. Inimesed näevad tegelikult väga hästi selle läbi, et kui sulle ei meeldi midagi teha, aga sa ikkagi teed, et saada laike. Et see ei tööta. I love you. Kõige populaarsemad videod on need, mis on täiesti spontaanselt tehtud, täiesti pingutusteta. 1, 2, 3. Ja siis nagu kuidagi, ma ei tea, isu kadus ära. Tulid muud asjad elus. Nii lõpetas kiiresti kuulsust kogunud mees enda TikToki karjääri kõigest 2 kuud pärast alustamist. See ei vaimusta mind enam nii palju, kuulsus ei huvita mind enam nii palju. Kui sa saad selle ikka korraliku laksu kätte, et vaatad, sul on miljonid vaatamisi ja kommentaarid, asjad, et see on nagu nii eufooria, aga sa saad sellest isu täis. Kuulsaks saamise soovi kadumise kõrval oli tegelikult ka üks üsna praktiline põhjus, miks Reigo videote tegemise lõpetas. Number 1 asi, mida inimesed tahavad, on ikkagi raha siin materiaalse maailmas, et sa võid seda lolli mängida ja palju vaatamisi olla, aga et kuidas sa selle rahaks siis teed? TikTok on tasuta keskkond ja lihtsalt viisi seal raha teenimiseks ei olegi. Üks võimalustest on teha laive ehk otse esinemisi, mille ajal saavad vaatajad enda lemmikule annetada. Ka Reigo proovis neid teha. 8 korda proovisin teha. Igal live kestis mul 2-4 tundi ja ma mängisin täitsa lolli seal, mängisin ukuleelet, laulsin kõiki nimesid. Ma teenisin $35 siis kokku nagu. Ja siis mõtlesin, et ei, see ei ole väga tulus äri. Nüüd ongi Reigol kuulsuse otsimise asemel internetiga hoopis teine plaan. Minu järgmine elu eesmärk on saada miljonäriks. Ja miljonäriks plaanib ta saada internetiturundusega. Põhimõtteliselt selline koht on nagu Clickbank, kus sa saad valida erinevaid tooteid, mida siis müüa ja kui sa müüd neid tooteid, siis sina saad 75% kasumist endale, mis on väga suur protsent. Põhimõtteliselt kõik saad endale. Kuna need tooted ei ole nagu füüsilised tooted, vaid nagu digitaalsed programmid. Võtame siit näiteks mingi kaalualandamis, health and fitness. Internetiturundus pole talle võõras. Ta tegi selles karjääri juba enne, kui videote peale suundus. No, miljonäriks ma ei ole saanud, aga mina teenisin $200,000 6 kuuga. Noh, kui kaugel see miljonist siis on, natukene veel. Ja. Enda pool aastat tagasi saavutatud TikToki kuulsusele Reigo enam praktiliselt ei mõtlegi. Ma nüüd hiljuti vaatasin oma TikToki kontot ja mõtlesin, vaatan, et mis tunne on, et teen uuesti mingi samasuguse video, mis ma nagu algusaegadel tegin. Ja täitsa imelik tunne on, et ma ei ole enam see inimene, kes ma olin, kui ma TikToki alustasin. Ma ei tea, kasvasin suureks või? Ma ei tea. Aga võib-olla see laine tuleb tagasi uuesti, hakkan jälle videost tegema. Ma ei tea.
Kui sa tahad TikTokis kuulsaks saada või kus iganes kuulsaks saada, siis go for it. Go for it nagu täiega, et nagu tõmba ennast ribadeks, näita igast küljest ennast. Tee seda, mis sind vaimustab, vahet pole, mis siis on ja sa jõuad sellega sinna, kus sa tahad jõuda, eks unistused täituvad. I love you.